sissetoomiseks püsti tõusta. Tere tulemast Hugo Treffneri gümnaasiumi aktusele tähistamaks Eesti Vabariigi 106. aastapäeva. Tähistamaks meie maad, meie inimesi, meie keelt, meie minevikku, olevikku ja tulevikku. Tähistamaks just seda, mis inimestest rahva teeb. Tänasel aktusel tunnustame abituriente ja esineb koor. Aastapäeva aktuse kõne peab Tartu Ülikooli rakubioloogia professor, rahvusvaheliselt tunnustatud teadlane Toivo Maimets. Ta on olnud Tartu Ülikooli teadus- ja arendusprorektor ning ka haridus- ja teadusminister, riiklikult tunnustatud teaduse populariseerija ja Vabariigi Valitsuse teadusnõukoja juht. Palun, pult on teie, härra Toivo Maimets. Head treffneristid, õpetajad, õpilased ja külalised, soovin teile kõigile head saabuvat Eesti Vabariigi 106. sünnipäeva. Sellised pidulikud sündmused on heaks põhjuseks, et rääkida asjadest, mis meile argipäevadel kõnelemiseks ehk liiga enesestmõistetavad on. Need meie jaoks tähtsad asjad. Vabadus, Eesti riik, eesti keel, nad on ju olemas ja kõikjal meie elus.
Aga nii ei ole alati olnud. Ja just seepärast ei tohi neist kõnelemist ära unustada. Kõik õpilased siin saalis on sündinud vabas Eestis. Isegi suur osa õpetajatest on sündinud vabas Eestis ja ei ole okupatsiooni näinud. Viimastel aastatel, pandeemia-aastatel, sõja-aastatel on muutunud ehk varasemast tähtsamakski vabadusest mõelda ja seda mõtestada. Üks, mida me oleme õppinud, on see, et vabadus ei ole mitte garanteeritud. Ühel päeval oli ta käes ja nii jääbki, vaid selle eest tuleb pidevalt hoolt kanda. On isegi hea, et vabadus ei ole meie jaoks täna vaid mõiste filosoofia õpikutes, mille üle erinevate koolkondade John Stuart Milli, John Locke'i, David Hume'i toetajad vaidlevad, vaid midagi, mille tähtsus on igapäevaelus nähtav ja oluline. Liberalismi ja kommunitarianismi filosoofilised diskussioonid on muutunud tegelikult igapäevasteks praktilisteks küsimusteks selle kohta, mis on üksikisiku õigused ja vabadused ja kuidas need ühilduvad tema kohustustega. On vabadusi, mis on absoluutsed, mida ei saa vaidlustada, siia hulka kuulub kindlasti rahvaste enesemääramise õigus otsustada oma rahva ja riigi tuleviku üle. Ukrainal on õigus olla vaba ja selle üle ei saa otsustada Vene maailm. On vabadusi, mis põhinevad ühiskonna kokkuleppel, sest ühe vabadus võib toimida kellegi teise arvel ning siis tuleb kokku leppida, kuhu tasakaalupunkt sätitakse. Või nagu ütles John Locke juba 17. sajandil, igaühel on õigus teha seda, mida ta tahab, aga igaühe vabadus lõpeb seal, kus algab teise inimese vabadus. Liberaalne moraal tähtsustab üksikisiku vabadust, kommunitaarse moraali järgi on aga ühised hüved tähtsamad üksikisiku omast. Professor Krista Fischer on välja arvutanud, et koroonavaktsiinid päästsid Eestis tublisti üle 1000 elu. Ent hulk elusid jäi siiski päästmata. Tagantjärele analüüsides on selge, et need riigid, kus inimeste käitumine on prosotsiaalsem, said epideemiaga paremini hakkama. See tähendab, et neis riikides tõi see kaasa vähem surmasid, eelkõige vanemate inimeste omasid. Prosotsiaalne on selline käitumisviis, kus inimene püüab arvestada võimalikult palju ka teiste huvidega. Ning lõpuks võib selguda, et sedaviisi käitudes on ka tema enda huvid kõige paremini kaitstud. Selliseid kohti, kus tuleb kaaluda erinevate huvigruppide vabadusi ja neid tasakaalu sättida, on igas ühiskonnas palju ja kõik nad katsuvad ka oma ülesannetega hakkama saada. Mõned õnnestunumalt, mõned vähem, mõnel läheb kohe päris untsu, aga mõne aja pärast saab uuesti proovima hakata. Vabas ühiskonnas lepivad kokku selles, kuidas riik toimib ja kus on erinevate vabaduste tasakaalupunkt aktiivsed kodanikud. Need, kes saavad ühiskonnas toimuvast aru ja tahavad oma aega ja energiat sellesse panna. Kui selliseid ühiskonnaliikmeid jääb väheks, siis ei ole lootust ka stabiilsele tulevikule. See on ka mu tänane sõnum noortele kodanikele. Kui teie ei võta oma riigi ja kogu maailma tulevikku enda kätesse, siis ei tee seda keegi. Vabadus on ülim hüve, aga see hüve vajab igapäevast hoolt ja uuena loomist. Vabadus tähendab ka vastutust. Õieti on need ühe mündi 2 poolt. Tartu Ülikooli kunagine ajakirjandusprofessor ja meie perele lähedane inimene Juhan Peegel on öelnud, inimene saab siis inimeseks, kui ta vastutab. Enda ees, teiste ees, oma rahva ees. Immanuel Kant uskus, et vabadus on üleüldse moraalsuse eelduseks. Vabu otsuseid saab teha vaid vaba inimene. Aga kas inimene on oma tahtes ja otsustustes vaba? Eelmise sajandi bioloog vastaks ilmselt eitavalt. Need geenid, mis isalt ja emalt sulle on sattunud, määravad ära väga palju. Andekuse, loovuse, isegi haigused, mis vananedes üha kogunema hakkavad. Ja tundub, et siis ei sõltugi ju mitte midagi minu enda otsustest. Ja kui minust midagi ei sõltu,
ei kanna mina ka vastutust selle eest, mis toimub. Tänane bioloog vastab teisiti. On õige, et saame emalt ja isalt päranduseks hulga geene, mis sisaldavad olulist informatsiooni. Samas on seda informatsiooni meil kaasa antud tohutus üle hulgas, palju rohkem, kui meil kogu eluks vaja läheb. Geenide arv ei ole küll suur, nii 20 000. Aga valkude hulk, mida neilt toota saab, ulatub sadadesse tuhandetesse. Elutähtsaid toiminguid teevad aga kombinatsioonid erinevatest infotükkidest ning see kombinatsioonide arv on sisuliselt lõpmatu. Lisaks sellele ei saa me oma vanematel kaasa mitte ainult geene, vaid palju teisigi olulisi elu koostisosi, aga ka sotsiaalseid suhteid, mälu, õpetust ja kultuuri ning võimet oma elukeskkonda iseenda vajaduste järgi ümber kujundada. Siin on see maailm, kus me tegelikult elame ning milliseid kombinatsioone me sellest lõpmatust repertuaarist valime, sõltub väga suurel määral meist endist. Siit sünnib meie vabadus, aga ka vastutus toimuva eest. Ungari luuletaja Sándor Petőfi, kelle sünnist eelmisel aastal möödus 200 aastat ja kes elas vaid 26-aastaseni, on kirjutanud read, mis Ellen Niidu tõlkes kõlavad nii. Vabadus, armastus, need on mu igatsus. Elu ma ohverdan sinu eest, armastus. Ohverdan armu ma sinu eest, vabadus. Elu ma ohverdan sinu eest, armastus. Ohverdan armu ma sinu eest, vabadus. Ma arvan, et siin, vabas Eestis elades, on vaja pidevalt küsida, milline on see meie vabadus. Ja kas see ikka on täpselt selline, mille eest võib ohverdada isegi armastuse. Ja kui ei ole, mida me siis tegema peaksime? Mida mina siis tegema peaksin? Head kuulajad, me peame ka ikka aegalt mõtlema selle peale, milleks on vaja Eesti riiki. Minu vanustele, kes on pool elust elanud ilma oma riigita, on see vajadus orgaaniliselt, kogu kehaga tunnetatav ja isegi taoline küsimuse püstitus veidi võõrastav. On selge, et riik on vaja selleks samaks huvigruppide tasakaalu paika sättimiseks ja ühiseks tegutsemiseks vallanduva arengupotentsiaali mobiliseerimiseks. Selleks, et tagada Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade, nagu on kirjas meie põhiseaduse preambulis. Aga ometigi võidaks ju argumenteerida, et väikest riiki on väga kallis ülal pidada ja üldse on rahvusriigid vaid 19. sajandi paleus, mis nüüd möödanikuks saamas. Politoloog Eva Piirimäe on juhtinud tähelepanu sellele, et rahvuse enesemääramise ideedel on Eestis herderlikud juured. Filosoof Johann Gottfried von Herder, kes oli Immanuel Kanti õpilane ja töötas aastaid pärast seda Riias, võrdles riiki masinavärgiga, mis surub indiviidid kunstlikesse rollidesse ja pärsib nende loomulikku algatusvõimet. Seetõttu pakkus Herder välja, et poliitikaelu tervikuna tuleks ümber korraldada nii, et selles jääks kodanikele võimalikult palju õigust ise teha ja otsustada. Kaugema sihina pakkus ta välja vastastikusel koostööl põhineva Euroopa Rahvaste Liidu. Tema õpetaja Immanuel Kant aga leidis, et ajaloolises plaanis on riik indiviidide moraalse enesemääramise esmane eeldus ja ilma riikluseta ei saa inimlik üldse areneda. Ideaalses vabariigis valitseb üldine tahe, mis tagab avaliku õiguse, väliste seaduste süsteemi, mis garanteerib võrdse vabaduse. On huvitav Eva Piirimäe osundus, et enne Eesti Vabariigi sündi leidis siinmail laialdast poolehoidu just kultuurautonoomia idee ja mitte niivõrd iseseisva riigi loomise mõte. See on just seotud herderliku mõttega kujundada riiklus ümber niimoodi, et riigi võim oleks lihtsalt minimeeritud ja detsentraliseeritud. Enne 1917. aastat tundus iseseisva Eesti riigi idee Eesti mõtlejatele vaevalt tõsiselt võetav. Üldisem lähenemine oli hoopis taotleda Vene keisririigi korraldamist Venemaa ühisriikideks kultuuriliste
rahvuste piire järgides. Õigusteadlane Hent Kalmo kirjeldab, et kui 1905. aastal tuli Eesti iseseisvuse mõtte esimest korda päevakorrale, püüdis Jaan Tõnisson, kel hiljem oli keskne roll iseseisvuse väljakujunemises, tormakaid idealiste tagasi hoida. Ta viitas just Eesti väiksusele ja tema geopoliitilisele asendile. Iseseisvusele orienteerumine oli seetõttu nii mitmeski mõttes tekkinud võimaluste akna edukas ärakasutamine. Ning seejärel tekkis muidugi vajadus uueks enesemääramise ja rahvusriikluse mõtestamiseks. Taas tekkis sellise mõtestamise vajadus eelmise sajandi 30. aastatel ning muidugi koos Nõukogude Liidu lagunemisega eelmise sajandi 90. aastate algul. Ma ei arva, et mul on täna piisavalt kõike võitvaid argumente, mis minu loomujärgset positsiooni Eesti riigi ilmtingimatust vajalikkusest lõpuni tõestaks. Aga ma arvan, et neid argumente tuleb üheskoos otsida, nii sünnipäevadel kui ka nende vahelisel ajal. Pidev diskussioon ja teadlik argumentidel põhinev mõtteloome on need, mis meid seovad üksteise ja maailmaga palju enam kui lihtsalt usk enda õigusse. Eriti oluline on selline mõttetöö, aktiivne mõttetöö aegadel, kui maailmas on taas toimumas suured muutused ja jõudude tasakaalu nihkumised. Head treffneristid, tänasel päeval on oluline rääkida ka eesti keelest. Maailmas on üle 7000 keele, ent neid, mida kasutavad enam kui 1 miljon inimest, on alla 400. Ehk teisiti öeldes, eesti keel on maailma 5% kõige kõneldavamate keelte seas ning selles tabelis tõuseme aeglaselt, kuid järjepidevalt. Kõrgharidust saab maailmas umbes 100 keeles, sealhulgas eesti keeles. Eesti keel on selles mõttes suur keel ja keel, milles saab väljendada ka kõige keerulisemaid filosoofilisi mõtteid ning viimaseid teaduse saavutusi. Professor Rein Taagepera, kel on vaade Eesti elule nii seest kui ka väljaspoolt, ütleb, et on üks uskumus, mille poolest eestlased on maailmas küllaltki ebatavalised. Nimelt, eestlased on keeleusku. Nad pööravad palju tähelepanu oma keelele ja seda mõnikord ebatavalisel viisil. See mõjutab palju nende mõtlemises ja otsustes. Ega nad ise seda märka. Nad hingavad keelt ja kes hingamist märkab? Mõned välismaalased märkavad. Kes ütleb eesti kultuur, see ütleb eesti keel. Kui nii, siis on see suurepärane. See tuletab meile meelde, et eesti keelt ei tohi jätta unarusse. Iga eestlane võiks vabalt mitut keelt vallata, ent tähtsaimaks jääb talle tema emakeel. Juba eespool nimetatud Johann Gottfried von Herder oli üks esimesi, kes osutas sellele, et mõtlemine sõltub keelest. Inimene saab mõelda vaid keele olemasolul ja vaid sellest, mida on võimalik keelega väljendada. Eesti keel on haruldaselt kaunis, elav keel ja tänu paljude inimeste pikaajalisele tööle on selles keeles võimalik väljendada kõike olulist, sealhulgas teaduslikku mõtet selgelt ja ladusalt. Veel enam, lähtudes Herderi mõttest võib öelda, et kuna iga keel tingib kas või mingil määral teistest keeltest erinevaid mõtteviise, siis vaesestub kogu maailm sellest, kui ühel päeval ei ole võimalik näiteks teadusest enam eesti keeles rääkida. Keeleteadlane Peep Nemvalts on osundanud, et keskaja valdavalt ladina ükskeelse teaduse panus inimkonna teadmusse oli väga tagasihoidlik, võrreldes renessansis hoogu kogunud mitmekeelse teadusega. Pea 5 aastat tagasi meie hulgast ülekohtuselt vara lahkunud filoloog ja filosoof Marju Lepajõe on meie tänase kitsaskoha, keelelise kitsaskoha sõnastanud nii. Peamine probleem on selles, et ei tehta vahet, mis on tunnetuskeel ja mis on suhtluskeel. Tunnetuskeel ja suhtluskeel. Humanitaarteadustes ütleb ta,
aga ma arvan, et see kehtib ka kõikide teadusalade kohta, peab inimene jõudma võimalikult suure täpsuse ja vabaduseni abstraktses keeles, seoste sõnastamises. Mõtteprotsessi kirjapanek on teaduse osa. Sellest sihist taanduda ei saa, sest see on asja mõte. Selle sihini jõudmine annab taustsüsteemi keelekasutuse kõigile teistele valdkondadele. Tunnetuskeel lähtub kõige sügavamal moel emakeelest, mille nüansse tajutakse kõige täpsemalt. Just seetõttu tuleb hoida ja arendada eesti keelt kõigis valdkondades. Võõrkeeli tuleb õppida, neis keeltes kirjutada, neis keeltes suhelda, sest väikerahval ei ole luksust loota, et kuigi paljud tema keele ära õpivad. Aga eesti keel on üks ja meie kõigi hool. Kaunist ja kõrget lendu, Eesti riik, eesti keel ja meie vabadus. Soovin kõigile mõtestatud Eestit. Aitäh! Aitäh nii sisuka kõne eest. Ja nüüd meie läheme oma aastapäevaga edasi ja nii nagu kombeks on, siis aastapäeva aktusel anname üle ka koolipoolsed väikesed tänud nii kirjakujul kui ka siis väikeste preemiate näol. Ma palun direktori ja õppealajuhataja siia aula etteotsa. Ja nii nagu Eesti riigis on teatud kategooriad, kuidas autasusid välja antakse, täpselt samamoodi on ka Treffneri koolis. Ja meie alustame õpilaste autasustamist silmapaistvate tulemuste eest ainevõistlustel ja olümpiaadidel. Kirgekisand. Hugo Kämre. Arabella Antons. Annika Rääbis. Järgmine kategooria suurepäraste tulemuste eest. Miia Isabel Anipai. Gert Lelov. Hans-Hendrik Rebane. Annabel Rüütel. Annika Aho. Karoliina Enqvist. Jürgen Küsson.
Jakob Läänemets. Joonas Teder. Kris Kaspar Kalda. Marie-Eliise Kanarik. Meeka Kartau. Jaavet Tomsi. Vladlena Kotenko. Madli Maran. Karolin Prits. Sander Saarepuu. Jaan-Erik Helliko. Lilian Hendriksson. Johan Martin Kull. Maria Järv. Ivan Janovich Pleščin. Jan-Markus Metsoja. Kolmas kategooria. Heade sportlike saavutuste eest vabariiklikel võistlustel. Raamatut enam ei saa, tuleb lihtsalt šokolaad. Nansen Palo. Elsa Puu. Eva-Maria Raudsepp. Maria Terep. Kristjan Tiido. Artur Türna. Nelerin Vahelaan. Joosep Pärnalaas.
Lisette Kruus. Liia-Marta Miller. Kristina Mölder. Karl-Markus Mütt. Ja Robin Seppmaa. Kella pealt vaatan ja tundub, et jõuan küll. Loen ette ka direktori käskkirja. 1 klassi piires ja kõige lõpus siis olge head, aplaus. 12. A-klass direktori käskkirjaga avaldatakse kiitust. Ingrid Järve, Eva-Maria Raudsepp, Theodor Ruus, Kädi Rõõmus, Markus Tõnson ja Leen Vallikivi. 12. B-klass Martin Hindre, Uku-Mihkel Kolka, Liisa Laugesaar, Maria-Helena Lõhmus, Mart Nikopensius, Katariina Ojaperv ja Kristjan Tiido. 12. C-klass Rando Remm. 12. D-klass Arlis Hunt, Miili Lippus ja Adeele Raidmets. 12. E-klass Mart-Kaspar Kõnd, Mona-Liisa Miil, Emily Kristelle Pajupuu, Robin Seppmaa, Jaana Sommermann ja Toomas-Erik Vahtra. Ja viimane kategooria, õpetajad ja juhendajad. Anna-Laura Alamets. Karoliina Antons. Aga Arabella. Ülle Hüva. Toomas Jürgenstein. Saima Kaarna. Anneli Lehtla. Ott Maidre. Anneli Mägi. Ann Siimoks. Eha Paabo. Tiina Pluum. Kristiina Punga.
Aare Ristikivi. Joonatan Ristmäe. Sandra Sagar. Age Salo. Ülle Seebri. Ja Ljubov Titova. Minu poolt kõik, jätkab direktor, aga omalt poolt soovin ka kõigile ilusat vabariigi aastapäeva. Head treffneristid, valdavalt on täna siin abituurium, aga me oleme palunud siia tänaseks ka 11. klassi õpilast, sest meie kooli tava on see, et 5 kooli võistluse stipendiumid, 2 stipendiumit anname vabariigi aastapäeva aktusel. Õpetaja stipendiumi sai õpetaja Ülle Hüva kätte Nõos. Raha on üle kantud, vast ka ära paigutatud. 3 aine kokkuvõttes oli parim Mihkel Tali, raha on üle kantud ja vast ka leitud õige koht, kuhu tulevikusse panna. Ja 2 ülejäänud õpilast, kes selle saavad. Aga enne veel, 5 kooli võistluse stipendiumiteks sel aastal on 15. aasta, kui Treffneri vilistlaskogu sellega tegeleb. Ja raha oleme selleks saanud Holm pangalt, Viru Keemia Grupilt, Nordtalilt, Vestman Energia, eraisikuna Anti Moppel ja IKKO Osageenilt. Ma usun, et need etteloetud firmad tasub teil meelde jätta, need on hoolitsenud õpetajate ja õpilaste stipendiumite eest. Ja mul on õnn ja au ja rõõm kutsuda siia üks 2 täna, kellele kätte anname, Mattias Jõgi. Ja kokkuvõttes 3. õpilane, igast koolist on meil tava, et selle 15 aasta jooksul on igast 5 kooli võistluse koolist saanud 3 õpilast ja 1 õpetaja. Ja nii jutti 15 aastat. Ralf Robert Paabo. Ja kuna mikrofon on praegu veel minu käes, varsti võetakse see ära, siis ma tänan ka tänast lektorit, Toivo Maimetsa. Toivo Maimets rääkis eesti keelest, eesti keele säilimisest, eesti keele eest hoolitsemisest. Aga ma kaldun arvama, et kõik teie võib-olla ei tea, et Toivo Maimets on saanud eesti keele hoidmise ja säilitamise eest keeleauhinna. On koos kolleeg Sulev Kuusega kirjutanud väga paksu raamatu Rakubioloogia
ja nüüd sa paranda mind, ole hea, seal oli 1184 lehekülge, oligi nii, kokku 31 autorit ja Toivo Maimets oli üks kahest, kes siis seda rakubioloogia õpiku väljaandmist korraldas. Nii et head treffneristid, kui te lähete Tartu Ülikooli, siis te võite lugeda ingliskeelseid artikleid rakubioloogiast, aga teil on olemas väärtraamat eesti keeles. Aitäh, Toivo Maimets! Vaadates tagasi, kust oleme tulnud, kas on kadunud me oma laulud, kelle juurde nad sellel teel maha on kukkunud, kas nad on ära kadunud või leiame nad veel kuidagimoodi üles. Vaadates tagasi sellele, mis on meid kujundanud ja kui on leitud üles oma laulud, kui on vaadatud sügavale enda sisse ja järele mõeldud, mida me peaksime tegema? Küllap julgeme ikka edasi laulda. Leia laul, leiame laulu. Esineb segakoor Anima, dirigent Eve Paap. Muusika ja sõnad Aapo Ilves, seade Andres Määr. Leelo. sumbub öösse, päev veereb puhkama. Klaveril Ervin Ivanov, rahvaluul on seadnud Karin Tuul, veere päevakene.
keel. See on Eesti salalaegas, meie väärtuste tuum, meie aare. Salalaegas on peidetud jõud, väljendusvabaduse kujul, mis meist ilma keeleta järgi jääkski. Kui keel on keel, siis helisegu ka sõnadesse keel, et meel ta helinast, ta helletusist saaks meeletumaks veel. Ning veel, et luule tuul, mis umbub hinges ja luule hing, ta kuulab keel, saaks helisedes heldust juurde ja suurust juurde veel. Ning veel, et muutuks meel meil meeletumaks ja lahtimale lauldaks keel. Ei ütleks üles ülepingest, ei katkeks keelduks keel. Või veel, kõlab laul luule, muusika Mari Amor, sõnad Ando Runnel. Kui keel on keel, siis helisegu sõnadesse keel, et meil ta helinast ta helletusist veel saaks meeletumaks.
saadame vaikse tuulehiiliga lendu laulud ja soojad soovid Eesti Vabariigi 106. aastapäeva puhul. Hoidkem hellalt rüpes oma meelt, keelt ning üksteist, seda, millest koosneb kodu. Ja kui ei tohi enam sülla mahtuda, siis koduhing jahtuda ei saa. Laveril Lilian Hindrikson, Liisi Koikson, seada koorile Ülo Prigul, sind vaid kiidan.
näed, aitäh kuulajad. Palun kõigil lippude väljaviimiseks püsti tõusta. Oh